Mitte kõik teed ei ole tehtud ohutust silmas pidades. On teid maailmas, kus üks vale pööre viib sind otse kuristikku. On maanteid, mis kaovad vee alla ja on marsruute, millel isegi kindlustusfirmad ei luba sun sõita. Selles videos külastame mõningaid kõige ohtlikumaid teid planeedil. Alates Himaalaja kitsastest mäekurudest kuni kõrbeteeni, kus pole 100 kilomeetreid ühtegi päästeteenust. Ja mida pikemaks nimekiri läheb, seda enam mõtled, miks on ikka veel inimesi, kes on valmis siit läbi sõitma. Enne kui alustame, palun pane videole pöial pisti ja telli kanal. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline. Aitäh ja nüüd alustame. Guoliangi tunneltee, Hiina. Guoliangi tunneltee asub Taihangi mägedes Henani provintsis. Enne tunneli ehitamist oli Guoliangi küla elanikel peaaegu võimatu külast sisse ja välja pääseda. Ainus läbipääs oli siis järsk trepp, mis oli otse kaljusse raiutud ja tuntud kui taevaredel. 1970ndate alguses palusid elanikud korduvalt valitsuselt abi korraliku tee rajamiseks. Kuid piirkonna ajalooandmete kohaselt ei saanud see kohe rahastust ega heakskiitu. Seetõttu otsustasid külaelanikud ise lahenduse leida. 13 elanikku hakkasid mäeserva tunnelit kaevama. Neil polnud ametlikku inseneriharidust. Neil polnud kaasaegseid seadmeid. Nad kasutasid ainult haamreid, nikerdustööriistu ja lihtsaid terasriistu, samal ajal kui nad rippusid kaljuserval. Projekt kestis peaaegu 5 aastat. Aastal 1977 avati tunnel ametlikult ja see on tuntud siiani. See on üks ohtlikumaid teid Hiinas. Tee ei ole ühtlane ja mõned osad on kitsad. On pimedaid kurve, kus nähtavus on peaaegu olematu. Ja otse tunneli servas on suured augud, mis toimivad akendena, kust saab välja vaadata. Kui tunneli kitsal osal tuleb vastu teine sõiduk, tuleb mõnikord kaugele tagurdada, et mõlemad saaksid läbi. Aga vaatamata ohule on sellest saanud kogu küla ellujäämise ja sihikindluse sümbol. Sest kui elanikud poleks seda tunnelit ehitanud, poleks nende kogukond võinud maailmast täielikult eralduda. Passage d'Ogua. Prantsusmaa Passage d'Ogua on üle 4 kilomeetri pikkune tee, mis ühendab mandri Prantsusmaad Noirmoutier saarega. Madalveega näeb see välja nagu tavaline rannikutee, kuid vaid mõne tunni pärast mattub see täielikult Atlandi ookeani vee alla. See juhtub 2 korda päevas. Prantsusmaa kohalike võimude sõnul on olemas täpne aeg, millal on siin ohutu läbi sõita. Seetõttu on tee mõlemas otsas loodete ajakavad ja hoiatussildid. Kuid isegi kõigi nende hoiatuste juures jäävad mõned autojuhid ikkagi lõksu. Passage d'Ogua erinevates osades on püstitatud kõrged päästetornid neile, kes jäävad vette lõksu, kui vesi tõuseb. Sinne ronivad lõksu jäänud autojuhid, oodates päästepaati või vee taandumist. Õhust vaadates tundub tõesti nagu neelaks ookean terve maantee alla. Aga üllatav on see, et seda kasutatakse siiani. Kuigi 1970ndatel ehitati kaasaegne sild, et saarel oleks ohutum üle minna, valivad paljud turistid ja kohalikud endiselt Passage d'Ogua, sest see tee on lühem ja maalilisem. Tianmeni mäetee, Hiina. Altpoolt vaadates näeb tee välja nagu joon, kui see lookleb ülespoole mööda väga järsku mäge Hunani provintsis. Aga kui sa iga kurvi üle loed, siis saad aru, miks see on kogu maailmas kuulus. 99 juuksenõela kurvi. Tianmeni mäetee tõuseb rohkem kui 1000 meetrit oru põhjast kuni mäetipuni. Ja mida kõrgemale sa tõused, seda rohkem tunned nagu maa kaoks auto alt tasapisi ära. Üks kõige kuulsamaid sihtkohti seal on Tianmeni koobas, mida tuntakse ka kui taevaväravat. See on väga suur looduslik avaus, otse mäes. Hiina ajalooliste andmete kohaselt tekkis see pärast seda, kui osa kaljust varises kokku 3. sajandil Pekressunel, jättes kivisse tohutu augu. Seda on selgelt näha linnast, kui ilm on selge. Kuna piirkonda tuli rohkem turiste, oli vaja suuremat juurdepääsu teed mäele. Seetõttu ehitati 2000ndate alguses kaasaegne mägimaantee, mida kasutatakse tänapäeval. On lõike, kus tõus on nii järsk, et kogu sõiduk tundub ülespoole vaatavat. Mõnes kurvis on kaitsepiire väga õhuke ja mõnes lõigus on tee ääres kohe kuristik. Kui sajab vihma või on udu, muutub nähtavus veelgi kehvemaks. Aga veelgi üllatavam on see, et iga päev sõidavad siit läbi suured turismibussid, mis on täis reisijaid. Kui juht ükshaaval läbib 99 järsku kurvi,
siis enamik reisijaid istub vaikselt ja hoiab käetugedest kinni. Ja kuigi see näeb ohtlik välja, on sellest saanud ka populaarne koht trikisõidu ja võidusõidu näituste jaoks. On olnud isegi mõned professionaalsed juhid, kes on proovinud kogu marsruudi väga kiiresti läbida. Aga tavalise inimese jaoks piisab sellest, kui lihtsalt mäest üles või alla sõita, et tunda, kui väike on auto võrreldes ümbritsevate kuristike suurusega. Trollstigen Norra on üks mägitee, mis näib olevat loodud fantaasiafilmide jaoks. Kitsad teed, järsud mäed, võimsad juga ja lumevallid, mis on mõnikord isegi kõrgemad kui auto ise. See on Trollstigen, mis tähendab trollide redelit. Kogu tee koosneb 11 järsust kurvist, mis viivad mäkke üles. Mõnes kohas on tee laius peaaegu ainult ühe raja jagu ja kuna tee kulgeb otse mäe kõrval, on mõned alad kivilanguse ja laviinide suhtes haavatavad. Norra võimude sõnul suletakse Trollstigen suure osa aastast lume, jää ja rasketes ilmastikutingimustes. Tavaliselt avatakse see uuesti alles hiliskevadel või varasuvel. Stigfosseni juga langeb otse tee lähedale. Lume sulamise ajal on veevool nii tugev, et mõned teelõigud on pidevalt märjad ja mõnikord ületab tormakas vool otse tee. Lihtsalt öeldes, sa sõidad juba niigi kitsal mägiteel ja samal ajal on seal ka juga. Tee ehitust alustati suure depressiooni ajal. See oli suur avalik tööprojekt Norras. Siis kasutati dünamiiti ja käsitsitööd, et rajada tee mäeküljele. Aastal 1936 avati see ametlikult. Kuni tänaseni on see endiselt üks enim külastatud turismimarsruute riigis. Üleval on ka vaateplatvorm, kust näeb kogu looklevat teed, samal ajal kui juga langeb mööda mäenõlva alla. Ja kuigi Trollstigen on kaasaegne ja hästi hooldatud, ei kao oht kuhugi. Skipper's Canyon Road. Uus-Meremaal on üks tee, mille eest isegi kindlustusfirmad ise ei taha vastutada. See ei ole mahajäetud tee ega ka illegaalne marsruut. See on lausa turismi sihtkoht. Aga kui sa viid oma rendiauto sinna, võib juhtuda, et su kindlustuskaitse kaotab automaatselt kehtivuse. See on Skipper's Canyon Road. See asub Queenstowni lähedal Uus-Meremaa lõunasaarel, kitsas kruusatee. See kulgeb otse Kaljuserval, järgides järsku Šottoveri jõe kuristikku. Kullaotsingu ajastul 19. sajandi lõpus ehitati see tee selleks, et kaevurid pääseksid kanjoni sees asuvatesse kaevandusasulatesse. Tollal kasutati vaid labidaid, kirkasid ja dünamiiti, kui teed uuristati kõva kaljuseina sisse. Kui kohtad teel autot valel pool, pead mõnikord tagurdama 100 meetreid, nii et pool su rattast on kuristiku serval. Ja kuna teepind on lahtise kruusaga, võib üks vale pidurdus põhjustada auto libisemise. Aga mis eristab Skipper's Canyonit teistest maailma ohtlikest teedest on see, et siin pole probleemiks ainult hirm, vaid ka raha, rahvusvahelised brändid. Sageli on see tee kindlustuskattest välja jäetud kõrge riski tõttu. See tähendab, et kui sa siin renditud sõidukiga õnnetusse satud, võid isiklikult vastutada kahju ja päästekulude eest. Selle asemel liitutakse juhendatud ekskursioonidega. Minnakse spetsiaalsetele ekskursioonidele, nelikveolisi sõidukeid ja kogenud kohalikke juhte, kes tunnevad Tanjoni iga kurvi läbi ja lõhki. Ja paljude külastajate sõnul saad juba mõne minuti pärast aru, miks kindlustusfirmad ei taha seda kindlustada. Fairy Meadowsi tee, Pakistan. Fairy Meadows Pakistanis. Kui seda kohta näed, tundub see nagu postkaardilt võetud. Laiad rohelised niidud, tihedad männimetsad ja taustal kõrguv hiiglaslik Nanga Parpati mägi, Himaalajad. Aga enne kui selle vaate juurde jõuad, pead kõigepealt ületama ühe Aasia kõige ohtlikuma mägitee. Marsruut algab Rügoti sillast, mis asub Karakorami maantee lähedal. Sealt edasi sõidavad külastajad kohalike džiipidega, mis suudavad kitsastel ja kivistel mägiteedel ülespoole liikuda. Mõnes kohas on tee sama kitsas kui džiip ise. Ühel pool on mäesein, teisel pool aga otse allapoole viiv sügav Induse jõe kuristik. Puudub betoonist tõke, puudub kaitsepiire ja enamasti on rataste all vaid lahtine muld ja kivid. Erinevate turismi- ja liiklusohutuse raportite kohaselt lubatakse siin tavaliselt sõita ainult kohalikel juhtidel, sest nad peavad maastikku ja mäeolusid hästi tundma. Ja isegi kui juhid on kogenud, sõidavad nad ikkagi aeglaselt ja ettevaatlikult.
Piirkonnas esineb regulaarselt maalihkeid, eriti pärast vihma või lume sulamist. Ja on juhtumeid, kus töötajad puhastavad käsitsi varingu alla jäänud teelõiku, et see oleks taas läbitav. Maastiku kohal kõrgub Nanga Parbat, mis on maa peal 9. kõrgeim mägi. Seda tuntakse ka hüüdnimega Killer Mountain, kuna see on äärmiselt raske ja siin on mägironimise ajaloos juhtunud palju õnnetusi. 2013 aastal ründas relvastatud grupp Associated Pressi ja teiste rahvusvaheliste raportite kohaselt üht mägironijate baaslaagrisse Nanga Parbati piirkonnas ning tappis mitu välismaist ronijat ja kohalikku giidi. Seega, selles piirkonnas ei kujuta ohtu ainult mägi ise. Mõnikord on juba sinna jõudmine omaette ellujäämisväljakutse. Kolima maantee Venemaa idaosas on maantee, mida ei kardeta ainult lume, pori või külma pärast. See on tuntud selle poolest, et paljud inimesed ei jõudnud pärast selle valmimist enam kunagi koju. See on Kolima maantee, tuntud ka kui Luude tee. See tee on üle 2000 kilomeetri pikk ja läbib mõningaid kõige kaugemaid ja külmemaid paiku Siberis ja Kaug-Ida-Venemaal. Talvel võib siin temperatuur langeda alla -50 kraadi Celsiuse järgi. 1930-ndatest kuni 1950-ndateni ehitati suur osa Kolõma maanteest sunnitööga, kasutades Nõukogude Gulagi-süsteemi vange. Ajaloolaste ja erinevate uurimuste kohaselt Nõukogude töölaagrite kohta saadeti piirkonda tuhandeid vange, et kaevandada kulda ja ehitada infrastruktuuri äärmiselt rasketes tingimustes. Paljud surid nälja, haiguste, äärmise külma, ületöötamise ja julma kohtlemise tõttu töölaagrites. Ajaloolaste hinnangud hukkulute koguarvu kohta ei ole täpselt ühesugused, kuid ajaloolised allikad näitavad selgelt, et projektil oli väga kõrge inimhind. Ja siit pärinebki hüüdnimi Luude tee. Suvel, kui igikelts maal sulab, muutuvad mõned teeosad paksuks poriks. On veoautosid, mis jäävad päevadeks kinni, oodates päästmist või kuni tee piisavalt kuivab. Talvel muutub kogu marsruut justkui jääkõrbeks. On kohti, kus järgmise bensiinijaama, remonditöökoja või haiglani on 100 kilomeetreid ja paljudes lõikudes puudub ka mobiililevi. Mõne maantee ääres võib endiselt näha vanu mahajäetud Gulagi-laagreid, lagunenud barakke, valvetorne ja hooneid, mida mets tasapisi endasse neelab. See on nagu vaikne meeldetuletus hinnast, mille maksid inimesed, kes olid sunnitud seda teed ehitama. Luude teel ei ole sinu vastaseks ainult loodus, vaid ka ajaloo raskus. Canning Stock Route, Austraalia. Austraalias on marsruut, kus ei piisa lihtsalt paagi täis tankimisest enne teele asumist. Sest kui sa arvutustes siin vea teed, ei pruugi järgmist bensiinijaama peaaegu 2000 kilomeetri jooksul olla. See on Canningi Stock Route, väga pikk kõrberada, mis läbib mõningaid Lääne-Austraalia kõige kuivemaid ja eraldatumaid piirkondi. Marsruut kulgeb läbi Great Sandi kõrbe ja Gibsoni kõrbe, kahe piirkonna, mis on tuntud äärmuslike temperatuuride ja väga raske maastiku poolest. Ja kuigi seda nimetatakse marsruudiks, ei ole see tee selle sõna tavapärases tähenduses. Paljudes kohtades on see vaid jälg, mille on liivale jätnud kunagised rattad. Pole asfalti, pole tänavavalgustust, pole mobiililevi. Ja sellel väga pikal vahemaal ei kohta sa ühtegi linna ega hädaabiteenuseid. Seetõttu meenutab siin reisimine pigem ellujäämismatka kui tavalist autoreisi. Selle tee ajaloos loodi see 20. sajandi alguses Alfred Canningi juhtimisel karjarajana, mis viis Austraalia lõunaturgudele. Nad ehitasid kõrbe äärde tosin kaevu, et loomadel ja ränduritel oleks veevõtukoht. Siiani kasutatakse mõnda neist vanadest kaevudest endiselt peamiste orientiiridena sellel marsruudil, kuid mitte kogu sealne vesi pole joogikõlbulik. Mõned kaevud on soolased, saastunud või peaaegu lagunenud. Seetõttu kannavad kogenud rändurid alati veepuhastusseadmeid ellujäämisvarustuse osana kaasas. Veel üks raskemaid vastaseid siin on liivaluited. Sõidukid peavad ületama üle 800 luite. Mõnes kohas tuleb rehvirõhku vähendada, et rattad ei vajuks pehmesse liiva, kui ülesmäge sõidetakse. Ja kui jääd kinni Austraalia kõrbe 45-kraadises kuumuses, võid tundide viisi päikese käes kaevata, et välja pääseda. Aga isegi kui oled nii hästi ettevalmistatud, on Canning Stock Route'il reaalsus selge. Kui oled Austraalia kõrbe keskel, ei loe enam, kui hea su sõiduk on, sest selles kohas on loodus endiselt see, kes kontrollib. Darieni lõhe, Panama ja Kolumbia. See asub Panama ja Kolumbia vahel.
kaardil tundub see nagu väike tühimik, aga see on petlik. Tegelikus elus on see kombinatsioon tihedast vihmametsast, mudastest soodest, järskudest mägedest, jõgedest ja väga ohtlikust maastikust. Ja aastakümnete jooksul on erinevad plaanid selle maantee selles osas pidevaks muutmiseks läbi kukkunud. Mitte ainult sellepärast, et teed on raske ehitada, vaid ka sellepärast, et loodus ise näib vastuseisvat. Keskkonnauuringute ja piirkonna aruannete kohaselt on Darjeeni vihmamets üks maailma kõige mitmekesisemaid ökosüsteeme. See on koduks paljudele metsloomadele ja põlisrahvaste kogukondadele, kes on selles piirkonnas juba ammu elanud. Seetõttu on püsiva maantee rajamise idee siin juba pikka aega olnud vastuoluline võimaliku keskkonnakahju ja mõju tõttu kohalikule kogukonnale. Kuid lisaks loodusele on veel üks põhjus, miks Darjen Kapi kardetakse: relvastatud kuritegevus. Rahvusvaheliste raportite ja valitsuse hoiatuste kohaselt on viimastel aastatel osa piirkonnast juba pikka aega kasutanud salakaubavedajad, mõrvarid, inimkaubitsejad ja relvastatud rühmitused, sest selle piirkonna maastikku on äärmiselt raske kontrollida. Viimastel aastatel on see olnud ka üks maailma ohtlikumaid migrantide rändeteid. Ühinenud rahvaste organisatsiooni agentuuride ja humanitaarorganisatsioonide andmetel surevad inimesed sellel teekonnal kurnatuse, haiguste, jõgede ületamise luppumise või džunglis vägivalla tõttu. Ja kuna see piirkond on nii suur ja tihe, ei leita kõiki kadunuid kunagi üles. 1971 tehti katseid toetada tee rajamist sellesse piirkonda, aga ajalooliste raportite kohaselt loobuti projektist lõpuks, sest maastik oli liiga raske, haiguste oht suur ja kulud väga suured. Siiani on Pan American Highway selles piirkonnas katki ja võib-olla just see ongi põhjuseks, miks vihmamets on seal siiani alles. Sest maailmas on kohti, kus ükskõik kui arenenud inimese tehnoloogiaga poleks, ei allu loodus meile täielikult.